Reporteri vaatajale tulevad need juhtumid kindlasti tuttavad ette, sest kõik need nominendid on ka teleekraanilt läbi jooksnud. Algatuseks siis kõige loomasõbralikumate tegude nominendid. Muhumaa mees päästis metsseapõrsad. Kohalikule jahimehele Erki Noorele anti teada auto alla jäänud metsseapõrsastest. Asja uurima läinud mees leidis metsa alt veel 3 külmunud ja näljast notsulast. Nende emme oli kadunud ja jahimees Erki Noor viis seapojad koju ja poputas elule. Kui me neid ka sealt toomas käisime, ikka päris pika sammuga sinna metsa poole ei tõtanud, et teades seda, kui agressiivselt emiis oma põrsaid kaitseb, et sealt oleks võinud lähema puu latva ninaga lennutada. Võrumaa mees päästis koera elu vaatamata kallile ravile. Sooru külamehe Oskar Sisase koer Simba jäi heina niitva traktori ette ja niiduk lõikas läbi kutsa esimesed käpad. Purunenud esikäppade ravi oli hirm kallis. Vaest talumeest see aga ei heidutanud. Laenatud rahadega hakkas ta Tartu Maaülikooli kliinikus koera ravima. Simba raviks kulus ligi 40 000 krooni. Ja kõik ütlesid mulle, et ma olen hull. Sellise raha paneb magama. Et jumal, kui mul oleks 2000 läinud, siis ma oleks pannud püssipaukna. Et võtnud siin uus kutsikas. Kahju ei ole rahast või? Ei ole. Enam ei ole kahju. Siin lõpuks leidsin ja kui see meeldib sul, sa öelda võiksid, et olen ainus sul. Keila perekond korraldas rebasepoegade päästmise. Keila tüdruk Laura Savik käis oma koeraga matkarajal jalutamas. Korraga silmas ta metsa all lukerdavaid rebase kutsikaid. Laura andis emale asjast teada ja koos hakati abi otsima. Pärast edukat püüdmisoperatsiooni õnnestus 3 punanahka kinni püüda ja Nigula metsloomade taastuskeskusesse kosuma toimetada. Ei tea, mis võiks olla, et miks selline väikene üksinda kakerdab ja äkki ikka emaga on midagi juhtunud ja mina rahustasin maha, ütlesin, et las ta olla, et kindlasti ema on kuskil jahil ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis ikkagi hakkas süda valutama, siis tulime järgmisel päeval uuesti. Ja siis oli juba 3 rebasepoega. Sedasi kurvalt haugatasid ja käisid ringi. Ärge nüüd kaklema mingi. Ja nüüd aasta kõige suuremad loomavihkajad. Pärnus Tulika tänaval elav Jelena Hagi otsustas oma 11-aastasest kääbuspuudel Jerryst vabaneda ja viskas ta 4. korruse rõdult alla. Kogu asja teeb aga eriti võikaks tõik, et koera tapp toimus mänguväljakul mänginud laste silme all. Jelena Hagi oma käitumist seletada ei osanud. 10 minutit hiljem tuli siis see perenaine alla. Siis nende nähes nad rõdult vaatasid siit kõrvalt, kuidas perenaine peksis oma surevat koera vastu maad ja koer kiunus, tal oli juba silmanurgast oli katki pekstud, siis emotsioon muutus, siis ta paitas, musitas teda, siis võttis rinnale, siis jälle lahtise käega kloppis vastu tagumikku. See oli ikka hirmus vaatamine. Vana aasta õhtul viskas Jõgisoo mees Mait Kullamaa 5 kassipoega kohaliku piimaühistu ette lumehange oma julma lõppu ootama. Kohalik rahvas korjas aga kiisu beebid üles ja toimetas kassi abisse. Paraku tegi käre pakane oma töö ja pooled kiisulapsed heitsid hinge. Mul ei ole kassi olnud. See on hulkuva kassi, pojad, mille pärast ma nad sinna viisin. Kui nüüd tuleb koerad tassivad laiali, tõmbavad lõhki, laps leiab need korradi lõhki, need kassipojad. Ega see draama oli mul sellegi poolest kodus, et need kassipojad on kadunud. Aga ma ei leia, et ma väga, selles mõttes valesti oleksin käitunud. Jahimees Mirek Matikaineni kurikuulus koerajaht. Käesoleva aasta veebruaris tappis jahimees Mirek Matikainen Lääne-Virumaal Kullenga külas Heiti Meriloo ja Toomas Otsa silme all nende koerad Reku ja Roki. Koerajahti peeti mootorsaanilt ja kuulid lasti lendu tiheda liiklusega maantee ääres. Virumaa prokuratuur jahimehel suurt süüd ei näinud ja lõpetas avaliku huvi puudumisel asja menetlemise. Kuradi see prokuröri otsus, see on
No ma ei saa aru, naeruväärne. Täielik jama, mis seal kokku keerati. Ka Eesti Jahimeeste Selts vaikis asja maha ja pole tänini oma seisukohta avaldanud. Jahimees Mirek Matikaineni tegevus ja Viru ringkonnaprokuratuuri otsus viisid koeraomaniku 30-aastase Heiti Meriloo enesetapuni. Kui olime surnuajal, käisime korda tegemas, ostsime Heitiga koos lilled, istutasime sinna ja siis Heiti seisis tükk aega ja küsib, et huvitav, see oli kuskil 2 nädalat enne seda võetud. Siis Heiti küsis, et huvitav, et kui mina ära suren, et kuhu siis mind maetakse ja tagantjärgi, kui mõtleme, siis kõigile nagu jäi mingi vihje. Ta käis Ida-Virumaal, siis õde tahtis üles panna pildiraamid, mida Heiti absoluutselt ei tahtnud. Ja kui oli see kõik juhtunud, siis õde avastas, et need pildiraamid olid musta lindiga. Sellel aastal siis sellised lood. Hääletada saab Eesti Loomakaitse Seltsi kodulehel www.loomakaitse.ee ja Reporteri veebis kuni 3. oktoobrini. Mõlemal veebilehel hääletanute hääled liidetakse kokku ja tulemus tehakse teatavaks pühapäeval 4. oktoobril. Siis tähistatakse kogu maailmas rahvusvahelist loomakaitsepäeva.